Tere hommikust teil! Kohe on jõulud, viimased 2 päeva enne jõule. Kõik inimesed tahavad hakata uuel aastal uusi asju nii-öelda katsetama ja tegema. Uuel aastal alles tulevad need esimesed mingid siuksed, et new year, new me, mingid rutiinid ja asjad muutuvad. Mul on nagu meeletult hea meel, et mul on elus siuke faas, kus ma ei ütle, et ma alustan uuel aastal. Ma lähen reaalselt edasi progressiga, mis on kestnud juba päris pikalt. Et see aasta 2025 oli full on lihtsalt nii imeline. Ma teen teile siis üks huvitava nii-öelda jõulude aastavahetuse vlogi, et näidata teile, et tegelikult ei ole ka nagu üdini normaalne täiesti nii-öelda kaotada ära ennast siis, kui on mingi pühad ajad ja nii edasi. Et hästi paljud on mingid, ma luban endale absoluutselt kõike ja nii edasi. Võibki lubada endale kõike ja nii edasi. Ja nagu näiteks mina tean, et kui ma lubaksin praegu niimoodi, et täiesti kaotan oma tavalise rutiini ära, siis mul on pärast väga raske uuesti ree peale saada ja ma ei tunne ennast hästi. Teen ennast korda, lähen tööle. Korralik jõulude eelne tamp on praegu ikka jälle järgmisesse kohta. Nii palju siis räägin teile trenni või siukest ma teen. Ma teen tai-boksi väga palju. Olen oma elu jooksul väga palju erinevaid asju katsetanud. Kõige pikemad ma olen asjade peal olnud siis iluvõimlemise, hästi palju hip-hopi, hästi palju rahvatantsu. Seda ma tegin lasteaiast saati siis kuni tegelikult selle aastani. Et see aasta sai tantsu peal ka käidud. Jooksen. Sellega ma hakkasin tegelema siis ka eelmise aasta suvel. Siis ma alustasin justkui oma kaalulangetuse teekonda. Olen leidnud siukse maailma kõige huvitavama spordiala endale nimega tai-boksis, mis jõudis tegelikult minuni täiesti niimoodi kogemata, ootamatud ja parim asi üldse, mis mu elus juhtunud on. Et see jada kõik on nagu nii loogiline olnud. Ja seda ma räägin ka niimoodi sellel põhimõttel, et kõigel on nagu põhjus siin maailma. Kõik asjad juhtuvad ikkagi põhjusega. Jadad on loogilised, kui sa elad nii-öelda kõige autentsemat elu, mida sa elada suudad. Ilma draamadeta, sa tead, mida sa tahad. Võib-olla sa isegi ei tea, mida sa tahad, aga su siht on nagu olla näiteks kõige õnnelikum, kõige sihikindlam, et umbes olla nagu fulli täielikult õnnelik. Ja kui sa keskendud sellele, et sa teed tegevusi ja elad elu nii, et sa oled nagu õnnelik, siis tead, elu pakub ja elu jadad on loogilised. Et elu viskab ka väga palju full on nagu jama, crappi, aga kui sa ikkagi jääd kindlaks, et sa elad oma kõige õnnelikumat elu, siis tegelikult need crapid, kui siuksed, sa saad aru, et need on õnnistused ja ebamugav ongi, aga ebamugavusega algab kasv. Ja ma ausalt siiralt ütlen, kõigel on siin põhjus ja ole sihilik, mida sa tahad ja elu pakub. Ma ei tee nalja, elu pakub. Ja tai-boksini ma jõudsin siis selle aasta 2025 aasta veebruaris. Proovisin esimesest trennist, ma olen nagu mingi, I am hooked. I am freaking hooked ja ma olen maksimalist. Kui ma midagi teen, siis ma teen seda nii, et ma tahan seda hästi teha. Ja siis juba elu loomulik jada on olnud see, et olen käinud ühel võistlusel juba. Jõudsin vahetult enne oma sünnipäeva, oma 30. sünnipäeva teha siis tai-boksi võistluse debüüdi ja ma võitsin selle. Ja järgmine võistlus on nüüd tulemas siis 17. jaanuar, juhul kui leitakse ikkagi vastane. Lähme nüüd siis saue trenni. Tere hommikust, täna on teisipäev, homme on jõulud, häid jõule. Ma lähen tööle, mul on täna lühem tööpäev. Ma otsusin ennast panna nagu lihtsalt ilusamalt riidesse, et ennast nagu hästi tunda. Ma tegelikult on ennast päris hästi, aga väsinud.
ja ma just vaatasin peeglisse, ma nagu teeme juuksed ka korda. Mul on nagu tööl juuksed kinni ja olgugi, et ma lähen pärast tööd trenni, mul siiski tunnengi, et ikkagi ma tahan ennast hästi tunda, mistõttu ma otsusin, et niimoodi kergelt korrigeerin oma juuksed ära. Tänane päev siis topki üks olema siin töös ja siis pakin oma kotid, sest et ma lähen õhtul peale trenni, lähen Haapsalusse, kus ma siis emaga veedame jõulud kahekesi. Tavaliselt teisipäeviti, kui ei ole nii-öelda mingi erand, siis teisipäeviti tavaliselt on mul Sauel ikkagi trenn, taiboksi trenn, aga täna me teeme siis Unoga mu eratrenni ja me täna võtame sihiks taiboksis siis püstimaaduse clinchi, sest et mul on vaja seda arendada rohkem. Ma ei oota seda otseselt, aga mul on vaja seda teha ja meil on alati trennis väga lõbus, väga palju karmi tööd ja väga palju lõbu, sest et selle tüdrukul on kogu aeg naeratus suul, ütleme niimoodi. Ma nüüd lõpetan, teen ennast ilusaks ja tööle. Nagu te mu välimusest võib-olla aru saate, siis tänase boksitrenni asemel hoopis tuli jooks. Tänane mu boksitrenn jäi ära. Trenner kirjutas lõuna ajal sooviga, et äkki jätaks täna ära, et ta on ka üle töötanud ja teeme hoopis peale pühi. Aga tundsin, et tahan ikkagi täna liigutada ja ma ei ole ammu jooksmas käinud, sest ütleme ausalt, väga rõvedad ilmad on olnud, pluss naisena ikkagi käia pimedas jooksmas on kuidagi, ei ole turvaline tunne, ütlen teile väga ausalt. Praegu ma sain, kuna ma töö lõpetasin siukse lõunasel ajal, eks ole, siis tundus veitsa turvalisem. Mul hakkas veitsa külm tegelikult, ma olen mitusada kihti praegu peal, aga ikka hakkas õues külm. Ja ma lähen soe duši alla, teen ennast enam-vähem okeiks ja siis ma koristan kodukorda. Võib-olla olete aru saanud, et ma olen tegus inimene, ja sellega ongi price to pay, kodu näeb väga luhakas kohati välja. Ja ma pean üheks uue aasta siukseks sihiks on see don't put it down, put it away. Kas ma vaatan Zoella vlogmessi tagataustal? Absoluutselt. Kui ma siin juba istun, siis ma mõtlesin, ma räägin teile enda seisukohast, mis puudutab uusaasta lubadusi. Ma olen aastaid arvanud tegelikult, et uuel aastal ei pea seadma otseselt kindlaid eesmärke, tähtajalisi eesmärke. On inimesed, kellele tegelikult sellised nagu kindlad kuupäevalised tähtajalised eesmärgid ja väga konkreetsed eesmärgid sobivad. Mina isiklikult arvan, et peaksid olema lihtsalt aastaringsed sihid, konkreetsed sihid ja nagu üleüldistatud sihid. Jah, ma võin võtta konkreetse siukse asja, et umbes nagu see minu asjade ärapanemise asi, et don't put it down, put it away. Mingi siuksed asjad ma võin võtta endale konkreetsemateks eesmärkideks. Nagu näiteks minu üleüldised elu eesmärgid või üleüldised eesmärgid, mis kanduvad ka uude aastasse ja mida ma ka sisendan igapäevaselt, lisaks siis ka aastavahetusel, on näiteks see, et olla enda parimas vormis. Mida iganes see sellel hetkel ka ei tähenda, üleüldiselt olla enda parimas vormis, olla parima tervise juures, ehk siis ma hoolitsen üleüldises mõistes oma tervise eest, mis olgu see siis vitamiinid, käia arstikus kontroll, tegeleda jooksvalt vastavalt vajadusele mingite terviseasjade eest. Olgu see siis juuksetervis, nahatervis, üleüldine vaimne tervis, mis iganes. Ma võin ka öeldagi, et sihiks saabki olla näiteks ole üleüldiselt õnnelik, öelda võimalustele jah, elada parimat elu, olla ümbritsetud parimatest inimestest, kes tõstavad mind üles, mitte ei too mind alla. Mis iganes sellised üleüldised eesmärgid on need asjad, mis mind kõige rohkem innustavad, sest et nendel tegelikult ei ole lõpptähtaega. See tähendabki seda, et ma võin ka olla stabiilselt seal, kus ma olen, mis ongi sellest stabiilselt hoian oma vormi, sest et nagu elu on väga muutlik kogu aeg ja tasubki minna kaasa ka jooksvat sihtidega ausalt öeldes. Minul ka näiteks aasta jooksul on sihid muutunud. Näiteks, et ma võisin alustada aastat sellel eesmärgil, et umbes käia rohkem jooksmas, käia jooksuvõistlustel ja nii edasi. Aga ma ei pane seda otseselt sihiks, vaid ongi nagu
midagi ennast ületada, midagi lahedat kogeda, teha asju, mis reaalselt innustavad mind või reaalselt tekitavad südames seda mingi leeki ja sellist nagu tunnet. Ja nüüd ongi aasta jooksul tegelikult see lihtsalt muljunud, modifitseerunud nagu imelisteks asjadeks, nagu näiteks hetkel, et ongi Thai-boksis siis saad saavutada mingisugused kõrgemad asjad iseenda jaoks. Mul ei ole konkreetseid sihte, ma ei tea, mis ma tahan saada. Siuke mentaliteet sobib minu eluga väga hästi kokku, ma olen maksimalist. Ma tahan asjades olla parim, mis tõttu see võib ka kohati endale haiget teha, sest et nagu, mis on lõppkokkuvõttes parim, aga lihtsalt see tähendabki seda, et parem kui eile võib-olla, parem kui aasta tagasi, aga ta võib ka sama püsida. Et see parim on ka see stabiilsus, for example. Ma ei alusta jaanuarist, progress käib kogu aeg. Kui ei lisa mingi asi mu elule väärtust, ma lihtsalt ei tee seda. Ma saan minna koju oma ema ja kutsade juurde. Lähme kligates. Tere hommikust! On 25 detsember. Häid jõule! Vist eile ei rääkinud kordagi kaameraga. Tule tänna! Ma olen ikka veel Haapsalus. Eile meil oli siuke rahulik, mõnus jõulupäev. Ja praegu on vist äkki kell mingi 9:30. Magasin kaua täna, mis on väga hea tunne. Sest et mu elutempo on olnud täpselt nii, iga päev ärkan umbes kell 6 ülesse, magama olen läinud ka tavaliselt mingi südaööl või peal südaööd. Nii et see siuke 9 tundi und oli praegu nagu ideaalne. Ma teen väikse tontsuga jalutustiiru ja siis ma lähen jooksma. Mul on jooksuuriidud pooled juba seljas. Emaga täna Tallinnasse venna ja Tavikaasa juurde. Siis on meil siuke nii-öelda perejõulud ja siis homme reedel on meil õhtu siis tädi perega jõuluistumine ja olemine. Ja meil ongi perega siuksed hästi mõnusad, rahulikud, toredad, siuksed südamelähedased jõulud, mis on minu meelest see, mis jõulud tulema peaksidki, et meil ei ole mingite kinkide hunnikut ega midagi siukest, et me teemegi kingitusi nagu südamest, ei ole selles mõttes materialistlikud jõulud kui sellised. Meil oli siis venna juures nüüd jõulusööma lisaks, et ma olen tagasi Tallinnas. Ma pakin asja tahti ja siis ma veel natuke vaatan telekat võib-olla. Ja siis lähen magama, sest homme ma teen natuke tööd ja siis meil on tädi juures veel üks siis jõulu olemine. Tegin ennast natukest korda, sest õhtul on see pereõhtusöök, aga ma ei tee rohkem midagi, teen ainult näole, pärast ma panen huuleõli, that's it. Tööpäev on tehtud ja nüüd pere juures ka käidud, siis tädi pere juures, kus me siis olime, meie pere ja nende pere. Meil oli siuke mõnus hoossam olemine, hea söök, parti sõime, Pavlovat. Ma väga ei filmisin vist ainult seda, kui kook oli lauas, muidu mul lihtsalt oli momendis, mängisin oma pisikese sugulasega, mis ma võtsin endale eesmärgiks, et ma tahan olla lemmiktädi. Ja tundub, et see eesmärk läks asja ette. Ma võtan meigi maha, sest ma ei kanna meiki ja mul on see mingi punnid, me tahavad ikkagi rünnata, nii et võtan meigi maha. Teen skincare'i. Ma ei tee väga palju midagi oma nahale. Mul üldiselt väga tubli tore nahk. Ma isegi mingid seerumid ei kasuta, mida ma vaikselt vist võiks teha tegelikult. Aga ma olen aru saada, et mul
ei tunne vajadust väga. Tere hommikust! Kell on circa 11 ja ma lähen siis Martaga sparrima. Siis õhtul mul on Unoga eratrenn, siis täna me teeme, või sihiks on clinch, võib-olla tal on mingid muud mõtted, ma enamasti teeme seda, mis tal mõttes on, aga meie põhieesmärk on ju see, et mind valmistada võistlusteks ette. Kes on? She's alive! Tegime siin Arigatos väikse sparri. On siin ikka mõnus kriimustus. Ega mul on ikka veel natuke kahtlane selle kaameraga jutustada. See ei ole väga normaalne. Ma rääkisin või? Põhimõtteliselt üks wellness site on ju Aspiree. Nad tahavad, et ma vlogiks aga oma elu või siukest vaata, mida ma niikuinii tegelikult ju suht teen on ju. Aga nüüd siis siukses mastaabis, et nad postitavad seda YouTube'i. Eesmärk on minna Reservedisse, sest Reservedi kinkekaardi sain juurde takstasin tulla Kristiine keskusesse shoppama. Keskuses ma palju ei filminud. Vist mingi väike miniklipp oli, aga funny story oli praegu selles, et käisin veel siis ka Sportlandis õpet proovima ja mul praegu selle uue telefoniga see, et ma ei taha seda nagu niisama taskusse panna. Nüüd ma asetsin ta ilusti sinna peale. Ja siis ma proovisin asju, käisin veel paaris poes ja siis sõitsin juba minema, mingi 5 minuti kaugusel olin. Ja siis ma vaatan, et okei, huvitav, et mul telefon ja auto nagu omavahel ei ühilda, et ma ei saa muusikat kuulata. Siis ma nagu, mida vekki, mul ei ole telefoni. Ja unustasingi kuradi telefoni siis poodi. Ja nüüd kimasin tagasi ja sellel hetkel just kui ma sinna poodi läksin, siis just anti üle tegelikult turvamehele, kes juba kõndis ära. Ja ma turvasin talle ka järgi vahetult enne seda, kui ta läks oma turvaruumi. Igatahes sain oma väikse kardio veel lisaks veel juurde siin, et sain turvamehele järgi tormata. Ja siis ma lähen nüüd koju, ma söön ja siis ma lähen tagasi trenni. Täna meil on siis clinchi trenn Unoga. Clinch queen. La. Round 3. Vot neid klaase ma tahan endale osta. They are so cute. Aga clinchi trenn oli tegelikult päris tore, väga rõve, aga väga tore. Fun fact about me, mulle meeldivad asjad, mis mind challenge ivad. Mu treener juba teab ka seda, et kui ma ütlen, et asi on rõve, siis see on suht suure tõenäosusega see, et ma tegelikult väga meeldib see. Et ta on rõve, aga ta nagu, yeah, I love it. Ja mulle meeldib, kui asjad on rõve rasked. Clinchimine ei ole mu lemmik, aga see on vajalik asi. Homme on pühapäev, ma olen homme tööl. Ma ei tea, mis ma homme teen, kas ma teen homme mingi trenni. Suur tõenäosus ma lähen üksinda saali. Mingi tõenäosus on see, et ma kutsun kas uuesti Marta või siis räägin Unoga, et teeme eratrenni. Kas meie süda praegu teed mitu tekki vahele? Oh, fuck jah. Kui juba. Praegu videot töödeles sain aru, et 28. detsember ma peaaegu üldse ei filminud, sest et ma teadsin, et see päev oli mul täispikk tööpäev ja siis lõpuks õhtul me otsustasime teha Unoga veel lisaks siis ikkagi eratrenni. Ma panin ka filmima tegelikult kogu selle trenni, aga kuna ma kasutasin filmimisel telefoni ja uuel iPhone'il on üks lisanupp, ja mu statiiv kogemata vajutas seda nuppu, mis tõttu ta pani kaamera kinni. Ehk siis 28. on siuke pisikene klipp trenni lõpus, kui ma jäin kõhulihaseid veel tegema. Täna unustasin trennis filmima panna. Aga trenn on tehtud ja täna ei olnud kõige parem päev trennis. Aga siiski, it's done, it's always good. Isegi kui see ei ole kõige parem trenn üldse.
ma ei lõpetanud seda vlogi ära, sest ma arvasin, et ma vlogin niimoodi kuni aastavahetuseni välja, aga lõpetan selle pühapäevase päevaga, et kuna see vlog tuli ootamatust ikkagi pikem, ma rääkisin väga palju, mis seetõttu ma siis tegelikult alustan nii-öelda esmaspäevaga uut vlogi, et vlogid hakkaks olema niisugust esmaspäevast nii-öelda pühapäevani. Saab olema väga niisugune huvitav teekond, see on mulle endale kohanemine ja see nõuab ka harjumist, aga ma loodan, et teile see esimene vlog kui sihuke nagu meeldis, et selles mõttes, et te saite natuke aimdust, mis tüüpi inimene olen. Vähehaaval saate siin minuga ka rohkem tuttavaks, kus ma räägin iseendast ja natuke lisan võib-olla struktuuri ikkagi ka, sest et see maailm on minu jaoks väga uus ja ma ka kohanen nagu iga teise asjagagi ja olgugi, et sihuke kaamera väljavõtmine, sihuke filmimine ja kaameraga rääkimine on minu jaoks väga loomulik ja mulle väga meeldib seda teha, siis ikkagi sihuke struktuuri leidmine, seda peab ma ikkagi natukene harjutama. Aga samas ma nagu tahan teile näidata oma reaalselt ma tegelikult olen ka sihuke, kes hüppab vahetevahel teemast teemasse. Mul elu on väga muutlik, mulle meeldib see ja ma lähen sellega kaasa. Aga ma loodan, et teile see esimene vlog meeldis. Edaspidi hakkab rohkem erinevaid asju, eks ole, toimuma, elu on väga põnev ja ma kavatsen siis vlogida niimoodi, et ma näitan teile nagu reaalselt oma igapäeva, näitan seda kaost, näitan seda teemadesse hüppamist, mis on ka reaalselt minu elu. Ja ma kavatsengi reaalselt nagu filmida sihukest asja, et ma väga tuleviku peale niimoodi pikas plaanis ei mõtle mingid suured eesmärgid, värki ja särgi. Ma elan päev korraga, mul on jah mingisugused plaanid, mis kindlasti lähevad nagu nii nagu on planeeritud, aga ma pigem olen sihuke go with the flow tüüpi inimene. Aga näeme juba järgmises vlogis ja ma loodan, et teile väga meeldis, jälgige mind siis Instagramis @PiaTammenit, seda YouTube'i kanalit ja siis ka @Aspire Wellness Club Instagramis, nii et tšau!